Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Lenovo jogapõhja manipuleerimise juhendi alguses vaatame, millised tööriistad on vajalikud. Kindlasti on sul vaja Philips kruvikeerajat, suurus trellid 0 ja trellid 1. Plastmassist avamisriistu või kaardi, et vältida kahjustusi. Antistaatilist rihma, et vältida elektrostaatilist kahju. Enne alustamist veendu, et seade on täielikult välja lülitatud ja aku on eemaldatud, kui see on võimalik. Alustame seadme avamisest. Kruvide eemaldamine. Alusta põhja külgedelt, otsides kruve, mis hoiavad põhja kinni. Eemalda kõik nähtavad kruvid. Põhja avamine. Kasutades plastmassist avamisriista, libista see seadme ja põhja vahele ning hakka ettevaatlikult lahti tõmbama. Oluline on olla ettevaatlik, et mitte kahjustada seadme komponente. Sisseehitatud osade kontrollimine. Kui põhja oled eemaldanud, vaata üle sisemised komponendid, nagu jahutussüsteem ja aku. Kui näed kogunenud tolmu või mustust, puhasta need ettevaatlikult. Seadme diagnostika. Soovitame kasutada tasuta diagnostikateenust, et kontrollida seadme töökindlust ja tuvastada võimalikke probleeme. Paljud teenusepakkujad pakuvad seda enne remondi alustamist. Küsi hinnapakkumist. Enne igasuguste paranduste tegemist on mõistlik küsida hinnapakkumist, et saada arusaam, millised kulud võivad tekkida. See aitab sul vältida üllatusi hiljem. Osade vahetamine. Kui vajad mõne komponendi vahetust, näiteks jahutussüsteemi või aku, soorita vajalikud vahetused, olles ettevaatlik, et kõik ühendused oleksid õigesti paigas. Kogu seadme kokkupanek. Kui kõik vajalikud hooldustööd on tehtud, pane seade tagasi kokku. Alusta põhja kinnitamisest, paigaldades kõik kruvid tagasi oma kohtadesse. Veendu, et kruvid oleksid korralikult pingutatud, et vältida vibratsiooni ja lõtvust. Testimine. Lülita seade uuesti sisse ja kontrolli, kas kõik töötab nagu peab. Veendu, et ekraan ja kõik muud funktsioonid on tõrgeteta. Lõpetuseks, kui oled kõik sammud läbi viinud ja seade töötab hästi, oled saavutanud soovitud tulemuse. Pea meeles, et kui sul on kahtlusi või probleeme, on alati parem konsulteerida spetsialistiga, et vältida edasisi kahjustusi. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.